Õhtupoolikul olid sõbrad otsustanud hakata õues peitust mängima. Siilikese käpp ei olnud veel ikka terveks saanud ja seega vaatas ta mängu eemalt teki peal esides. Olen nagu oma pesas. Las mina loen 10 ja teie peidate end ära. Ei, las mina loen 10. Ärge vaielge. Suss soovis enne lugeda ja seda ta ka teeb. No jah, olgu. Nii on vist õiglasem, jah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulen! Pukanuta peitis ennast seina äärde, pööningu redeli alla. Suss üritas õues ringi käies teisi üles leida. Äkki hüüdis pööningu luugi vahelt keegi. Pukanuta vaata siia. Luugi peal seisis roheline niidirull. Tule vaat, kes meie juurde on tulnud. Pukanuta ronis mööda redelit ülesse ja läks pööningule. Seina juures seisid reas kohkunud niidirullid oma ema õmblusmasinaga. Nad vaatasid kõik kalavõrkude poole. Sealt poolt kostus vaikset pobinet. Vuih, missugune jube koht. Välja ilmus naljakas kõverate jalgadega punane tool. Õudne, kuidas te siin elate. Ämbliku võrgud igal pool. Kes sa selline oled? Mina olen Pukanuta. Mina olen antiiktool, vastas tool uhkelt. Mida see tähendab? Ma olen vana ja väärikas tool. Täiesti kogemata eksisin selles hirmsas metsas ära ja lootsin pööningult leida vähemasti kuiva lõhnavalt heina, milles magada. Heina meil ei ole. Seda ma nägin, jah. Meie maja ei ole kuningaloss, aga mõnusa magamisaseme võime sulle küll pakkuda. Olgu, see on teist küll armastusväärne. Kollase maja elanikud olid veidrat tooli ja Pukanutat nähes üllatunud. Ma mõtlesin, et ei leiagi sind ülesse. Vabanda, Sussike, ma leidsin meile veel ühe öömajalise. Te olete väga külalislahked, lausus tool, kui Pukanuta talle kollase teki peale heitis ja head ööd soovis. Otsi Pukanuta ülesse. Õige. Kuhu diivan peitis? Õige. Kus on põrandalamp? Õige. Kus lauake on? Õige. Kus on tugitool?